Täna kujundavad siin Järve keskuses, kus saab kõike majast väljumata, Karin Rask ja Andrus Vaarik unistuste suvekodu lavastused. Karini ja Andruse käekirjad on põnevalt erinevad. Neid aitas professionaali pilguga sisekujundaja Mari-Liis Raudjärv, kes jagab meile ka omapoolseid kommentaare. Kõigepealt siis aga Karin Raski Aatriumi Lembene lavastus. Sinu ülesandeks oli luua maakodu. Millist stiili sa eelistad oma kodus? Ma arvan, et selline suund, mis mulle tegelikult kõige rohkem hetkel meeldib, on niisugune Skandinaavia. Aga ma arvan, et selline joon, mis on meil läbivalt olnud kõikides korterites, mida me oleme teinud, on miksimine. Et vana ja uut ja mida me tegelikult üritame vältida, et oleks nagu täiesti stiilipuhas. Esimese asjana ma märkasin siin ruumis kohe neid suuri, selliseid mugavaid voodidiivaneid. Miks sa need just välja valisid? Mulle kuidagi need väga meeldivad. Ma arvan, et nad ongi nagu toredad ja ilusad ja sobivad just kuskile maakoju väga hästi. No, aksessuaare oled sa siia ka pisut valinud nende riiulite peale. No, kui suur selline aksessuaaride armastaja sa üldse oled, et meeldib sulle panna vidinaid riiulite peale? No, ütleme nii, et ideaalis on minu jaoks vähem rohkem. Aga tegelik elu 2 lapse vanemana näitab seda, et kõik asjad on meil kaetud mingite asjadega. Et tegelikult see käib ka ju kodu juurde. Räägi sellest vaibast, kuidas sa selle leidsid? Selle vaibaga läks nii, et mina otsisin tükk aega vaipa ja mina seda vaipa põhimõtteliselt ei leidnudki. Aga siis väga tore sisekujundaja tuli mulle appi ja ma tahtsin, et oleks hele, aga see vaip mulle väga meeldib. See on põhimõtteliselt täpselt see, mida mina otsisin ja ei leidnud. Väga kihvtide aksessuaaridena on lambid sinu lavastuses. Mulle väga meeldib see vitsast tehtud lamp või ma ei teagi, kuidas teda kirjeldada. No see on ka täpselt selline lamp, mis peaks nagu maakoduga küll väga hästi seostuma. Aga täna me andsime sulle veel ühe ülesande, meil oli väike käsitööring. Kuidas sulle meeldis, oled sa käsitöö armastaja? Tegeled sa käsitööga? Sellega on jälle natuke sarnane asi, et mulle põhimõtteliselt see väga meeldib, aga ma teen seda harva. Aga selline joonistamine või käeline tegevus tegelikult mulle väga meeldib. No, Karin, anna oma isiklik soovitus, mismoodi enda maakodu või suvekodu mõnusaks või hubaseks muuta? No tõenäoliselt kõige õigem vastus on see, et iga inimene peab tegema nii, nagu talle meeldib, sest see on see koht, kus on kõige mõnusam olla. See peab olema tore ja täpselt selline, nagu sulle meeldib. No, kuidas sa kommenteeriksid nüüd seda tulemust? Professionaalina, kui sa vaatad nüüd seda lavastust, millisesse stiili sa paigutaksid selle maakodu? No see ongi selline romantiline ja natuke skandinaaviapärane maakodu stiil. Hästi palju on kasutatud valget ja siis selliseid lillemustreid sinna juurde, mis annab sellist romantilist hõngu. Üks hea asi, mida Karin tegi, tõenäoliselt mitte teadlikult, aga ta valis erinevaid materjale, et ta on valinud puitu, tekstiili, metalli ja kui me räägime sellisest ruumist, mis on tasakaalustatud, siis see vajab just nimelt erinevaid selliseid materjale, pehmeid ja kõvasid, läikivaid ja matte. Aga kuidas teha just sellist heledat, helget ruumi nii, et ta mõjuks nagu soojana, siis seal on sellised omad trikid. Näiteks metallist läikiv kroomitud lamp vastukaaluks siis laes olevale punutud korvist lambile, et need mõjuvad hästi värskendavalt. No, Mari-Liis, anna sisekujundajana inimestele mõni hea nipp. Näiteks me vaatame, kus kohas asuvad mingisugused puidust elemendid või need samad metallist elemendid, siis kui need panna kõik ühte toanurka, siis läheb nagu tasakaalust välja, aga kui nad lähevad kolmnurkades, siis tekib jälle selline harmoonia. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et kui teha endale mõnus maakodu, siis esiteks peaks olema mingisugune konkreetne mõte, mille ümber seda kujundust siis hakata looma. Ja kindlasti ei ole maakodu selline koht, kuhu tuua oma vanad mööbliesemed, mis on oma päris kodust nagu üleliigseks jäänud. No, Agnes, siin kunst- ja hobigaleriis tundub need käsitöö nikerdamisvõimalused ei lõppe kunagi. Täna sa õpetad meile sellist põnevat tehnikat nagu scrapbooking. Mida see tähendab? Scrapbooking ei ole väga uus, aga arenev Eestis käsitöötehnika. See on rohkem seotud kaardide albumi tegemisega.
Sisiks Big Shotis me räägime, et täna te näete, kuidas see toimib ja kuidas see on seotud lapitehnikuga ja scrapbookinguga. Ma näitan mõned näidised teile paberi lõikamise ja paberi pressimisega, aga lõpuks me teeme selle padjapüüre, mis on Sisiks masina abil. Meil on kõige suurem valik siin Eestis erinevaid paberid, erinevaid vahend ja isegi nüüd on tulemas meil uus Prantsusmaa sari Toga, mis alates paberitest nööpidele kõik ühe toonides, ühe värvides, terve sarjana annab teile sellise võimaluse, et see kõik saate ühes kohas osta ja teha. Aga minu jaoks ongi see scrapbooking justkui 3D pildi loomine peaaegu. Kui me teeme selle kaarti, jah, see võib olla 3D, see eriti meeldib lastele. Meil on juba valmis sellised albumid, kus on väga erksad ja sädelevad paberid ja need kujud, mis on juba välja lõigatud ja pressitud. Samm-sammuni seal on kõik on kirjutatud, sa paned üks kiht teise peale. See on väga lihtne lastele, aga täiskasvanud teevad ise. Siin lõikame siis mingi kuju. Siis me paneme jälle siia vahele. Siis meil tuleb välja ilus vaata. Linnupuuris on väiksed sellised osad. Kui sa hakkad siis kääridega natuke, kui midagi ei ole lõikanud välja. Teie kunst- ja hobigaleriis on ka töötoad, saan ma aru. Kuidas nendesse on võimalik registreerida või tulla? See on meil olemas ja toimib see Tartu maantee 7. Meil on erinevad ajad ja erinevad teemad. Kõik, mis meil on poes müügil, kas savi, kas dekupaaž, kas siidimaaling, kõik see saate õppida meil Tartu maantee 7, aga registreerida saate meie kodulehel hammond.ee. Sinu enda pross on ka scrapbookingi tehnikaga. Need paelad olidki scrapbookingu komplekt paeladest ja lihtsalt need toonid mulle meeldisid ja kui ära mõte, et ma hakkan kaupluses ostma sinist sellist värvi, pool meetrit sellist värvi, ma parem võtan selle valmis komplekti ja teen selle prossi. Tapeediga saab teatavasti ruumi kergesti värskendada ja kodusoojust luua. Tapeet maakodus võiks ju olla maakodulikult looduse teemaline. Lilled, liblikad, linnud, just need on viimasel ajal järjest enam populaarsust kogunud. Äärmiselt köitvad on maalitud tapeedid, mis imehästi sobivad luksuslikumasse interjööri. Väga efektse tulemuse saab, kui kombineerida omavahel erinevaid mustreid ja triipe. Valik kataloogides on tõesti ääretult lai, tagasihoidlikest ja pastelsetest toonidest kuni julgete ja suurte mustriteni välja. Kes on julge ja soovib katsetada, siis siin Moonavoor Seinakatte stuudios on valik ikka väga vahva ja põnev. Uudistama tasub tulla igal juhul. No kogu Eestimaa on valmis kihutama linnast ära maale, kätte on jõudmas maakodude ja suvilate kõrghooaeg. No kas Kodu Ekstra on valmis selleks hooajaks? Meie oleme see aasta pakkumas päris laia valikut romantilisele maakodule. Ja lisaks siis tavapärasele plastikmööblile on meil selline tore valge rotang plastikmööbel. Tema, ütleme, kõige suuremaks eeliseks ongi see, et ta on inimesele hästi mugav ka hoida korras ja puhas. Minul hakkasid kohe silma erinevad korvikesed, neid on siin lugematu arv ja väga palju erinevaid ja ilusaid. Et järjest rohkem ju Eesti peredes küpsetatakse ise, tehakse leiba ja see on väga armas, et panna sinna punutud korvi ja minna oma sõpradele, tuttavatele külla või katta lauda. No üks väga praktiline teema, mis ikka natukene tüütab meid suvisel ajal, on sääsed. Kuidas sääskedega võidelda suvisel ajal? Ja et ka sääsest võib jagu saada, ütleme siis nii, et esteetiliselt ilusal moel, et selleks on kõik võimalikud sääseküünlad ja küünlatõrvikud, et üks sari on kindlasti Citronella sari, ta lõhnab hästi, on kergelt sellise sidrunheina lõhnaga ja see peletab sääsed teie ümbert ära. Imeilus serviis on siia laua peale pandud, et tihtilugu võib olla kuidagi maakodus või suvekodus
ei pandagi lauale neid kõige ilusamaid asju, aga tegelikult ju siit saab osta ülisoodsa hinnaga ja väga ilusad asjad, mida võiks kasutada. Koduekstra pakub oma valikus kevadest Poola portselani Kristoffi sarjasid ja need kõik on valminud tõesti hingega ja käsitsi maalitud, nad on väga ilusad, armsad. Siit leiab nii romantilist kui ka modernset teemat ja kindlasti tahaks öelda, et kohvi joomisel on teine maitse, kui on alustassiga kohvitass ja kui see kohvikoor on kohvikoore kannus. Lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada, Ruuki katus. Üle Eesti aiad ja väravad, Mekslem aiameistrid. sisustusveeb.ee Ja nüüd Andrus Vaariku sootuks teise tundega maakodu lavastus. Lubage esitleda keelmika Sherlock Holmesi stiil. Räägime sinu tänasest lavastusest. Sul oli ülesanne teha selline maakodu kujunduseks. Jah, sellist maakodu, nagu ma täna püüdsin siin luua, sellist mul küll ei ole, aga need raamaturiiulid, need on sellise talupoegade lapse unistus, kes alati tahaks, et tema lapsepõlv oleks möödunud sellises ruumis, siis. Aga räägime nüüd nendest teistest valikutest, mis sa oled siia lavastusse pannud, et näiteks see diivan, kus see pärit on, miks sa just selle valisid, sest see on selline täitsa nagu lihtsa vormiga, pigem isegi minimalistlik diivan. Ega ma väga siukseid veiderdavaid asju ei armasta. Ta on tõesti lihtsa vormiga, ta meenutab mingit klassikalist sellist väga ratsionaalset disaini ja ta mõjub nende klassikaliste raamaturiiulitega kenas kontrastis. Mulle üldse sellised huligaansused meeldivad, et sellepärast ka need lambid ja see Philip Starki tool. Üks hästi põnev detail on siin need kohvrid, no su ideedel pole ikka otsa ega äärt. Sa ladusid nad lihtsalt virne siia, jube lähe idee. Miks just kohvrid? Siuksed kohvrid, ma ei tea, mis see meenutab mulle. Selles on natuke salapära, et ei tea, mis seal sees on. Värvilaigud on järgmine asi, mida ma koheselt märkan sinu kujunduses. Väga vähesed inimesed julgevad kokku panna nii erksaid värve. Mulle meeldib selline Mehhiko või ladina värvivalik. Ja need lambid on, ma olen kange lugeja, siis ma otsin kogu aeg väga sobilikke lampe lugemiseks. Andrus, kuule, sul on nii kihvt oma maitse ja sa oled nii julge kodukujunduses. Anna mõni hea nipp või süsti ka teistesse eestlastesse rohkem julgust, kuidas võib-olla oma suvekodu või maakodu säravaks muuta või värskeks muuta. Ärge otsige stiili ja ärge kopeerige ajakirju ja see on teie kodu ja te ei pea mitte kellelegi meeldima. Eelkõige peab teil seal hea olema. Ja teate, see on ka protsess, midagi peab valmis saama. Ärge püüdke kiiruga kõike valmis teha. See on teie kodu, te elate seal, teie arenete ja koos sellega teie kodu ja lõbutsege. Elu on fun. Kuidas teil Andrusega sujus lavastuse tegemine? No, minu silmis on lavastus väga hästi õnnestunud. Andrusega oli lõbus. Selle ruumi leidis ta ise. See oli tema konkreetne soov, et need Scano raamaturiiulid oleksid siin taustaks. Sisuliselt minu töö oli natukese aidata nihutada neid mööbliesemeid kuhugi, kuigi ka selle koha pealt võttis Andrus juhtimise enda peale, et see on väga tema nägu interjöör. Kas selline värvide kasutus interjööris on, arvestades sinu kogemust, tavaline Eestis või sinu klientide puhul? Selleks on ikkagi päris palju julgust vaja, et palju erinevaid värve kokku panna. Aga siin on jah, need erinevad vastandvärvid veel kokku pandud. No väga ainulaadne Andruse lavastuse puhul on need detailid, need
pardid, mida põnevat Andrus veel leidis? Käisime koos sellises poes nagu Apelsin, kuhu Andrus mind viis, et tema leidis sealt sellise prügikasti ja see peab tema lavastusse tulema. Ja kuna tegemist on plastikust prügikastiga ja siis me oleme sellise väärika raamaturiiuli ees, siis mina ütlesin, et seal prügikasti saad ainult siis, kui me võtame ka lisaks need kollased pardid. Ja see mõte talle väga meeldis. Kujundamine ei pea olema igav ja ei pea olema raamides kinni. Lisaks Andrus valis välja sellise rõdukomplekti, 2 tooli ja laua, mis on hästi lihtsad oma vormilt. Et mida sina ütled, kuidas nad tegelikult sobivad siia komplekti? Ma arvan, et Andruse lavastusse sobivad need ideaalselt. See lõpptulemus on selline kelmikas ja kerge ja samas teatud mööbliesemete poolest ka üsna selline väärikest. Ja lavastus toimus Järve keskuse 0 korrusel Scano luksuslikus salongis, kus kõike hea näha ja katsuda on. Siiski, sedasama funktsionaalset moodulriiulitest sektsiooni on võimalik valida 13 värvitoonis valgest mustani, sealhulgas meresinisest toonis. Tasub kindlasti uudistada, päris kelmikas ja julge. Scano moodulriiulitega on hõlbus sisustada raamatukogu, elu- ja söögituba, aga miks ka mitte maakodu. Raamaturiiulitega ühilduv ja suletav sekretäri moodul loob ideaalse töökoha, juhul kui ei ole vajadust eraldi kirjutuslaua järele. Olgu see maakodu kui mehine tahes, natuke pehmust ja tekstiili peab seal ikka olema. Finlaysonist leiab mõnusalt suviseid voodipesu kollektsioone, aga ka patjutekke, mis sinna sisse käivad. Erinevate värviliste ja mustriliste patjadega saab hõlpsasti näiteks diivanile värvi juurde anda ja teiselt poolt muuta istumist mugavamaks. Mõnusalt pehmed ja erinevas värvitoonis rätikud on samuti maakodus asendamatud ja mõjuvad lausa aksessuaaridena. Ja muidugi pleedid, suveõhtutel ikka hädavajalikud. Mis aga tõsine teema? Finlaysoni uutest ja uuenduslikest materjalidest tekid ja padjad aitavad higistamist reguleerida. Uurige poodidest täpsemalt järele. No Apelsin on koht, kus võib end tõesti ära unustada ja ajataju sootuks kaotada. Peale vahvate ja emotsionaalsete partide on siin aga veel palju hädavajalikku. Maakodu aga on koht, kus tegelikult võiks end ümbritseda mõnusate ja tõeliselt toredate asjadega, mis südame soojaks teevad. Ja siit Apelsinis leiab tõeliselt vahvaid esemeid, mis suveelu ilule ja mugavusele kaasa aitavad. Silma jäävad lihtsad, ent võib öelda ka maakodulikud valged nõud. Keda aga tõmbab köögi poole, siis Apelsinist tasub kindlasti läbi astuda. Näiteks need väikesed minipannid ei jäta vast kedagi külmaks. Sarnaseid vahvaid asju on siin küllaga, kas või need samad munavormid ja erineva suurusega portselanist koogivormid või küpsise ja šokolaadivormikesed. Hea idee lastega koos kokkamiseks. Kui kook valmis, siis siit leiab ka koogi aluse ning laua katmiseks peale nõude lauamatte ja lisaks ka kandikuid. Taas on populaarsust võitmas plekkpotid ja kruusid, mis oma väljanägemiselt maakodusse ideaalselt sobivad. Nende teiseks eelistuseks on kindlasti praktilisus, need ei purune, mis on eriti oluline just lastega peredele. Marjakorjamishooajal on abiks lõbusad marjakorjajad, sõelad ja korvikesed. Ka linnumaja võiks kuuluda ühe maakodu juurde. Tõelise maakodu tunde tekitavad minu arvates aga need kellad ja nagid. Ja kui otsida suvist kingitust endale maakoju või küllaminekuks, siis taas siit Apelsinist Järve keskusest leiab kindlasti midagi toredat. Seda nii tuppa kui ka lausa õue. Silmas pidades näiteks sellise romantilise alatooniga maakodu, siis missugused kardinad võiksid siia sobida? Maakoju võiks muidugi panna säravaid värvilisi mustreid, lilli, triipe, täppe, kombineerida omavahel ja naturaalsus mõjub kindlasti maakodus tunduvalt paremini kui sünteetiline kangas ja õnneks tänapäeval toodetakse vägagi palju puuvillase või naturaalse moega kangaid, mis tegelikult on ikkagi 100% polüester. Kardinatüüpidest võiks muidugi maakodus olla ikkagi üldiselt esindatud lihtsalt sirged külgkardinad, aga paljudes maakodudes ikkagi eelistatakse aknapinnad teha vabaks, kui ollakse maal ja ära minnes lasta kardinad ette, sel juhul sobiks ideaalselt roomakardinad. Meil on ühe karbi peale mitu erinevat
funktsiooni. On üks variant, kus roomakardin liigub nii alt ülesse kui ülevalt alla. See tähendab seda, et inimene saab ära varjata iseenda ja ülevalt näeb ta mugavalt õue. Teine lahendus, mida hästi palju kasutatakse, on, et ühe ja sama süsteemi peal on 2 kardinat. Nii päevakardin kui varjavkardin. See tähendab siis, et ühelt poolt liigutatakse õhukest kardinat ülesse, juhuks kui on vaja, ja teiselt poolt liigub süsteemilt paksem kardin ülesse. Ja siis on sellised roomakardinad, mis ei lähe päris sirgeks. Jätavad sellise mõnusa, konkreetse, kuid samas hästi õhulise mulje. Suvel on ikka mureks sääsed ja putukad. Teil on ka putukavõrgud. Meie putukavõrgud on kinnitatavad aknaraamile ja ta on suhteliselt statsionaarne konstruktsioon ja on külgliistudega ja rulookasseti põhimõttel, et kui sealt alla tõmmata, siis ta jääb sinna nii-öelda aastateks. Ja kui ikka ei leia, mis vaja, siis soovitame läbi astuda A-Ruudu salongist Järve keskuses. Seal saate mööbli sentimeetri pealt ja värvitooni järgi tellida. Milliseid materjale te olete omavahel suvekodude puhul kokku pannud? Neid materjale on palju ja otse loomulikult iga objekt on erinev, aga viimane näide on ühest koduköögist, kus me kasutasime köögi tööpinnaks 100 aastat vana tammeust, mis sai puhastatud liivapritsiga, õlitatud ja seejärel paigaldasime vanale tahveluksele peale klaasi, et suudaksime tagada sirge pinna. Kas selline asi oleks võimalik, et ma toon teile ajalooliselt väärtusliku mööbli ja palun teil selle ümber teha nii, et ta sobiks vanasse palkmajja? Ma arvan, et see ei ole probleem, et ennekõike võime ka proovida restaureerida olemasolevat raami, et võib-olla piisab kergest lihvist, parandustest ja kas siis uuest lakist või peitsist või siis täiesti üle värvida. Mida kõike siin A-Ruudu tehases ollakse võimelised tegema? A-Ruudu tehases suudame me viimistleda klaasi, erinevaid mööbliplaate, MDF, spoon, värvime ka metalli väiksemas mahus metalliosi, kui on vaja. Kuidas te toimite sellisel juhul, kui kliendi soov on nii eriline, et vajaminevat materjali näiteks ei olegi? Tooterühm, mida meil olemas ei ole ja kliendil on seda tõesti vaja, siis me suudame selle välja mõelda ja on olemas ka koostööpartnerid, kes toodavad näiteks metallist erimõõdus pesukorve, tööpindasid, metallkarkasse, kõike seda, et selle taha nüüd küll kindlasti asi pidama ei jää. Ideaalseks puhkuseks on hea, kui on koht, kuhu saab minna ja ennast täitsa välja lülitada. Sellised kohad on kindlasti ka muidugi meelispaigad varastele, sest ega seal ju väga tihti ei olda. Kuidas oma ilusat suvekodu kaitsta? Mis puudutab nüüd vargust ja selle kaitsmist, siis jah, RSA maakodude või mittealaliste elukohtade puhul ei nõua, et peaks olema turvafirma näiteks valve all. Küll aga tuleb kindlasti maakodu kindlustamisel deklareerida, et tegemist on mittealalise elukohaga, et vältida hiljem just seda probleemi, et kindlustamise hetkel öeldakse, et tegemist on alalise elukohaga, kogu aeg elame seal ja siis, kui oktoobris ära lähme ja siis aprillis uuesti tuleme ja avastame, et on vargad käinud ja siis kindlustusse pöördume, et siis on natuke võib tekkida probleeme. Kuidas sellega nüüd ongi, et kindlustuse puhul on hästi oluline juhtunust võimalikult kiire teavitamine, aga kui ma avastan selle pool aastat hiljem, siis mis see minu jaoks tähendab? See ongi normaalne, et teavitatakse esimesel võimalusel. Kui te lähetegi peale poolt aastat esimest korda suvilasse, siis ongi see esimene võimalus, kui te avastate, et nüüd on tõesti vargad käinud, siis tulebki kindlustust teavitada. Esimese asjana tuleks ikka politseid teavitada, et politsei on number 1, kes siis fikseerib sündmuskoha ja saab alustada seal oma uurimismenetlust ja peale seda siis tuleks kindlustusse teavitada. Maakoju me jätame tihti ka oma suurema suvise meelelahutustehnika, paadid, skuuturid ja ATV-d. Kui hästi ma peaksin olema need luku taha pannud, et ikkagi need ka kindlustusega kaetud oleksid? Kindlustamisele ei kuulu kõik registreerimisele kuuluvad sõidukid, et need ei kuulu koduse vara hulka, et nende jaoks peaks olema sõlmitud siis eraldi ikkagist vastava liigi kindlustus. Kõik muu ülejäänud tehnika on, kui nad on luku taga, siis on kindlustuse jaoks piisav ja käsitleme nagu kindlustusjuhtumine. Facebookis läheb käima tõeline auhinnamöll. Nimelt lähevad loosi 300-eurosed kinkekaardid Scanolt ja salongilt Valguse algus. Lisaks 100-eurone kinkekaart Apelsinilt ning 50-eurone kinkekaart Kunst- ja hobigalerii Hammondilt. Loosimine toimub 15. juunil.
ja kõigil on veel võimalik kaasa lüüa ka Santeco duši ning massaažikabiini loosimises, vastates küsimusele, mida tähendab õigupoolest piimavann. Võitja nime teatame 15. juuni saates. Sadolin toob teieni vabaõhuetenduse sõprusest, golfist ja armastusest. 4 paaris mängivad Egon Nutter, Raivo Rüütel, Sulev Tepart ja Lauri Nebel. Alates 12. juulist Jõelähtme golfikeskuses.